kerge valguse flikker võib-olla. Hei, täna siis Chat on sellises asendis, et Chatiga on 1000 kilomeetrit sõidetud juba. Et Chat on väljast must, me ei ole veel jõudnud midagi temaga teha, aga täna on see päev. Mis me teeme temaga? Jaa, Chat saab täna täis laksu väljaspoolt, et kõigepealt pesime ta puhtaks, raud maha, pori, pigi maha kõik. Okei, aga asume siis tööle. Lähme proovime siis selle rehvi äkki puhtaks teha. Alguses siis tire cleaner. Tire cleanerit sisuliselt võib ka kuivale rehvile paigaldada, et rehv korralikult kokku teha selle tootega. Autofinissi rubber scrubber, sellega saab siis seda ainet siin nagu tugevamalt reageerima panna. Ja noh, me näeme, et see rehv on ikka nagu korralikult must. Kui siukse musta rehvi peale panna mingisugust rehviläiget ka, et siis ta ei püsigi seal üldse peal kaua selle pärast. Jah, sest tegelikult me paneme ju mustuse peale selle rehviläike, mitte rehvi peale. Et kui rehv korralikult puhtaks teha, siis see rehviläige püsib ka rehvil oluliselt loos. Ja siis see Imperial siin, Autofinish, see on siis veljale mõeldud. Et aitab lihtsalt seda velja puhastamise protsessi meil, et hetkel siis kontakti vabalt täiesti. Nüüd ootame natuke aega ja siis teeme survekaga puhtaks selle velja. Ja sai teisele poole ka ainet peale pandud, ära võrratud see. Mida me kasutame täna? See on Gion Bait. Et ta on siuke väga igapäeva pesuks mõeldud pesuvahend siis Gioni tooteseeriast. 10 pulmatäit läheb seda toodet siis igasse ämbrisse. Laseme ilusasti vett täis ja siis ta peaks juba selle tulemusega vahetama hakkama. Ta on 2 ämbrit, need on meil Autofinessi omad, et üks on siis pesuämber, kuhu läheb loputatud kinnas sisse, pesukinnas, ja teine on see, kuhu must kinnas läheb kõigepealt siis sisse. Sinna peaks enamus sodi sisse minema. See on see soovitatud meetod pesemiseks. Vesi ja survekas siis paremini oma tööd teeksid, siis on selline nagu Bug and Crime Remover, Citrus Power Autofinessi toodetest. Seda võib siis sisuliselt kõikjale tulistada. Teeme sellega sisuliselt terve auto niimoodi kergelt üle. Ja siis alles teeme esimese kontaktivaba pesu ja siis liigume edasi käsipesuni, et kus me siis vammiga auto ära peseme. Auto pind on meil siis kuiv, paneelid on külmad, et kui nagu kuumale paneelile niimoodi autole ei tohi päris toodet peale pritsida. Aga autos lõhneb hästi. Citrus Power on siin peal olnud. Ja nüüd siis hakkame esimese kontaktivaba protsessiga pihta. Tuba on veeauru täis. Tegelikult autol ikka mõned kohad mingit pigi ja mingit asja pärast pesu näha. Mingid huvitavad kohad on ka välja tulnud see valguse käes. See näiteks ei tundu seal üldse mustus, siis siin näeb natuke pigi, kui ma ei eksi. Riimud on proovitud nagu kohtparandusega veits paremaks teha äkki. Ja sama värvi nagu ukse peal tegelikult, et just. Mingi poest suvaline võetud lihtsalt. Nüüd siis hakkame tegema rauasaaste eemaldust ja pigi eemaldust. Yes. Jällegi püksime auto täis, laseme tootel reageerida natuke ja vaatame, mis saama hakkab. Iron on mõne minuti saanud värvi peal olla ja ma loodan, et jääb peale, kuidas siit roosade või lillade niredena kõik see raud lahti laguneb värvi seest. Ja terve auto on tegelikult sellega koos. Rauaga saime ühele poole, nüüd hakkame tegema pigipesu. Siin ukse peal on väga hästi näha, kuidas on pigitäpid siis külge jäänud autole tee pealt. Minge. Piimustame ainet peale ja siis hakkab nüüd lahti lagundama. Selle tarriga tegelikult
mina olen omal ajal need suurepärased saksa kiirteemärgid, mis reeglina pannakse siia kuskile nõrka, siis kuna see tarr eemaldab pigi, siis ta tegelikult oma aineomadustelt suudab eemaldada ka liimi. Kuulsin siin, et Autofinessil on välja tulemas see automaatne prits, et ei peaks enam niimoodi ise pumpama. Kuidas tundub, kas meil on vaja neid? Võtaks kohe mitu tükki, jah. Üks kohe ilmselt Ironile, teine tarrile. See eeljaotusvahend ka, jah. Just. Ja siis laseme tal seista nüüd ja siis saame jälle maha loputada. Kus on nagu palju pigi, et sinna lihtsalt uuesti ainet peale piustada või siis mikrofiibri abiga seda pühkida. Nii, aga pigi on siis natuke aega seisnud, jah? Tarr on seisnud, jah. Ja kui alguses tundus, et siin väga palju nagu ei olegi, siis kui aine on reageerida jõudnud, et on päris palju niresid siin. Mingid nagu ribad jooksevad siit alla tõesti. Umbes selline moment vist olekski õige aeg nagu survekas tööle panna, eks? Võib-olla see suurem tükk tahab veidi juurde ehk, aga muidu nagu väga suure osa saame siit vist küljest ära juba, jah? Ja see ei ole kindlasti kõige mustem auto, mida me näinud oleme. Kiani pesukinnas siis auto on veel juba nii-öelda selles faasis, kus me peaksime saama seda tead seda, et siin ei ole vett või? Auto on siis nüüd selles olukorras, kus me saame teha reaalselt käega nii-öelda käsipesuna ära pesta. Et 2 ämbriga, ühega siis loputame kinda puhtaks ja siis nüüd on aeg nii-öelda kuskilt alustada ja auto ilusasti reaalselt kontaktiga ära pesta. Et enne seda me oleme siis kõik protseduurid teinud selliselt, et tegelikult me auto värvi ise puutunud ei olegi, et ainult nii-öelda survepesu. Ma vaatan, et sa ei tee ringi liigutusi, et sa teed edasi-tagasi ja üles-alla ainult. See on selleks hea, et sa ei tekitaks neid ringe siis mingi viimase sodiga, mis seal peal võib olla. Täpselt ja see ka siis reegel ikkagi, et tegelikult alati ülevalt allapoole liikuda, et allpool on mustemad detailid, et sisuliselt alguses pesedki auto ära kuskile siia lingini ja siis muudkui liigub allapoole, et alguses siis puhtamad kohad enne. Kas nüüd on auto puhas? Nüüd on auto puhas ja et sai päris põhjalik pesu tehtud. Ja nüüd kasutame siis meie head siltraierit, et auto ära kuivatada. Väga hea. Halli auto peale on hästi raske seda pildi peale saada. Aga jah, see auto mingit varasemat vaha või keraamilist katet või midagi ei oma. Et vett on siin kõikjal, eks? Jah. Väga hästi märgi pealt näha, kui seal on mingi kate või ei ole. Üks asi, mis alati jääb auto pestes kriipima ka, et ma loodan, et ma ei ole selles üksinda. Aga on see, et ikka näeb mõnda kriimu või mõnda sellist üleliigset asja, mida nagu võib-olla ei olegi varem näinud või siis tuleb nagu üllatusena. Kui autot kuivatada ja pesta, siis tegelikult siin on näha sellist lauget mölki. Jah, siin valgus paindub küll ilusti, et on aru saada. Et siuksed nagu väiksed kurvad uudised tulevad ka alati välja. Siin on poleerida, et neid siukseid väiksemaid kriime ja asju on kindlasti. Aga ma arvan, et autopesu video on nüüd ilusasti koos tegelikult. Auto on ilus puhas, nii nagu tahtsime. Et tõmbame äkki selle video siis kokku sellega. Ma arvan küll, jah. Ja järgmises siis keraamika. Just, et on mida oodata, et see auto hakkab saama igale poole siis kaitseid. Olge ikka meiega ja like, subscribe. Davai, tšau!